Mis teeb kassi nunnuks või üldse, mis teeb mingisuguse asja, mingisuguse olendi nunnuks? Sellegi kohta on rohkelt teadust. Meil on isegi Eestis üks nunnudoktor. Jason Mario Didinski kaitses 2021. aastal semiootikas oma doktoritöö, mis keskenduski nunnudusele. Ja tema on zoosemiootik ning ta püüdis aru saada, mis teeb meie jaoks mingisuguse olendi või eseme nunnuks. Ja ta tõi välja 2 suurt mõtet. Üks on see, mis tuleb geenidega kaasa, bioloogiline. Ja selle kohta öeldakse beebiskeem, neuroteadlastelt pärit mõiste. Beebiskeem on põhimõtteliselt see, mis meile on geenidega kaasa antud, titena, et meid ära ei söödaks, et me oleksime piisavalt nunnud selleks, et need, kes meid kasvatama peavad, ei teeks meile liiga. Suured silmad, väike nöbinina, ümmargune nägu, pehme olemine, see kõik teeb beebi nunnuks. Ja kui me nüüd hästi mõtleme, siis kassid on ju ka natuke sellised. Suured silmad, nöbinina, ümmargune nägu, pehme olemine. Ehk siis kasside puhulgi lööb inimestel välja beebiskeem. Me tahame nende eest hoolitseda ja nad on meie jaoks nunnud. Teiseks võib tuua kultuuri mõju. Näiteks võib-olla olete teiegi kokku pannud lapsena puslet, kus oli mingisugune nunnu kassipoeg oli näiteks korvi sisse sätitud. Või siis olete lugenud raamatuid, vaadanud multikaid, just nimelt sellistest nunnudest kassidest ja teistest loomadest ka, aga kassid siiski täna meil siin teemaks. Ja läbi selle, läbi nende meediatekstide, läbi nende visuaalide öeldakse meile, et näe vaata, see on nunnu. Ja seeläbi meid sotsialiseeritakse arvama, et seda tüüpi asjad on nunnud. Võtame näiteks ämblikud. Ämblikud ei meeldi tavaliselt inimestele, pigem me isegi kipume neid kartma. Aga võib-olla olete näinud ühte multikat, mis on ämblik Lukasest, kus on samamoodi tehtud ämblik, kes muidu ei näe selline välja, aga tema silmad on tehtud suureks, tema hääl on tehtud nunnuks, ta on pisike, karvane ja hästi armas. Ja seeläbi on muidu hirmutavale olendile antud nunnu olek, nagu kassipoeg. Siia juurde võib tuua veel ühe põneva uuringu, mis on nüüdseks juba 100 aastat katsetatud, leitud igalt poolt tõestust sellele. Mõelge sõnale buba. Mis kujuga see sõna on? Ja nüüd mõelge sõnale kiki. Mis kujuga see sõna on? Suure tõenäosusega mõtlesite te, et buuba on selline ümmargune, mõnus ja nunnu, aga kiki on selline terav, võib-olla isegi konfliktne, võib haiget saada. Kultuuriuurijad on käinud riigist riiki, kultuuri juurest kultuuri juurde ja teinud põhimõtteliselt sama uuringut ja saanud teada, et hoolimata kultuurist tajume me neid sõnu just nimelt buuba, ümmargune on nunnu ja kiki on terav. Seega kassid on täpselt sellised nunnud, pisikesed, armsad, ümmargused ja sellepärast nad ongi nunnud.